No nii, käes on nüüd aastas see aeg, kus saab hakata nautima neid vilju, mida on külvatud siin terve aasta, higipisarate ja vaevaga, terve meeskonna poolt erinevad üritused. Puhkus, kui seda saab nii nimetada, et oleme jõudnud nüüd Tartusse siis, et hakkab see ürituste laine pihta, et 2 kuud üritusi, esimene on siis täna reedel Tartus WRC tänuüritus, vaata tuli ka siukse üllatusena kutsuti. Ei tea, äkki antakse midagi selle eest, et me seal Elva linnakatsel driftimas käisime ja siis me oleme võtnud endale vaata siukse kuninglik, ma ei tea, Olde Hansa tuba või. Ja ma ei tea, kuidas niimoodi joppus, et see ongi toa nimi on Old Riga või. Riga tuba nimi, siin on kõikide erinevate linnadega toa nimed, et kuninganna möllab siin. Ja siin käib kuningas jala. Nii et valmistume, selles mõttes läbi ERMi, seal me oleme käinud ju, autospordi värk oli eelmine aasta. Ja siis, see on ju huvitav, siis me homme põrutame Tallinnasse tagasi ja seal on EDL-i üritus ehk Eesti Drifti Liidu üritus, kus antakse siis meistri tiitli, karikad ja asjad. Näe, vaadake, miks ja viisakas mees. Noh, kuule ülikond selga võiks kandideerida küll kuhugi ju. Oota, mis rääks, EDL, see on Hollywoodis on see pidu, see on Halloweeniga siis ühel päeval või tegelikult ongi täna on juba Halloween. Ja siis vaatame, kuidas meil seal läheb, sellepärast et aga ma ei räägigi, küll te näete siis, ma teen sinna ka klipi sellest, et mis värk seal on, ei hakka ette spoilima. Aga jah, vaatame siis, mis rallirahvas räägib ja mis on kõige tähtsam, mis on tulevikuplaanid. Kas seda üritust saaks korrata järgmine aasta. Tuleb minna Urmoga rääkima ja asju paika pidama, sellepärast see on teada, et WRC etapp järgmine aasta Eestis toimub. Enne kui jõuame peole, paneme siin ühe loosi käima. Nii et kommenteerige all, millist Paco tööriista teil oleks vaja või te unistate. Ja ma ei tea, kas see ilmub maagiliselt siia karpi või mitte. See on nii-öelda natukene ka mystery box. Ja kõigi kommenteerijate vahel loositakse siis Paco üllatus auhind välja. Niimoodi, et vaadake video lõpuni ja ärge unustage siis alla kommenteerima. Ükskõik mida. No nii, tere. Tere. Kus me oleme? Kus iga märkamine on teretulnud. Ma võib-olla ruttan ette, aga ma ütlen, et see tänane õhtu on selline lugude jutustamise õhtu. Algab kaksus veega vampiiroja! Raudselt mingi live käib praegu. Live muidugi. Aitäh, Amet. Aitäh. Ja aitäh. No nii. Nii tahad see lai. Näite, mis sa said. Pärast mida me läheme edasi Kahooniga. Ehk siis võtta oma telefonid välja. Kurb, kui see ei oleks läinud. Ja teise käigu peale ja tagurdamine. Palju sealt tagasi oleks saanud? Mingi 6 sekki. Järgnevalt sama palju parataksid, siis oleks juba võidu peale sõit. Vaata, Oliver Randele. Kurat, 8 sekki. Kuule, selle avarii peale, mis sa alguses tegid, see 20 sekki sa kaotasid sinna kokku ära. Ei, ma ei usu, et 20, võib-olla 10 peale. Päris kõvasti mõlemad. Ma olen endal juba pahane, sellepärast ma teadsin, et see algus on raske, seal tuleb rahulikult võtta, lõpus saab vajutada. Aga ikka läksin panema ja panin puusse. Nii, palun, külg ees. Karel Viino ja Oliver Randalu. Jaa, selles mõttes me nagu aru saime, neile anti ikkagi briefingul või katse kirjutamistel teada, et seal on suht eriauhina loos ja peab driftima.
no me ekstra käisime Rallipargis Kalle Roomperaga rääkimas, et sa tead, et seal driftivõistlusel ütlesid, yes, I know, ütlesin, ma olen üks kohtunikest, et ära siis piinlik olukorda tekitada, et sa oled ikkagi ka drifti sõitja. Siis ta ütles, et ma vaatan, kuidas ajad on ja siis panen. Tänu vaatadega, aitäh! Uus päev, vaata. Aga meil on see üks diiler, autodiiler mees veel või? Jah. Mis juhtus? Kurat, mul ei lähe nii hästi nagu sulle. Oota, aga sa tegid seda, et kas see oli natuke õhutusul? Ma tean, et see oli Leedu võistlusel, sa käisid selle Klaipedal järgi või? Jaa, ma võtsimegi ta seal peale ja siis Leedu võistlused oli meil boksis. Kas sa olid õhutatud kõigist YouTube-idest, et näinud, et sa GoPardist kõik ostavad ja teevad rebuild, et sa proovid ka või? Jaa, ma nägin seda, siis ma võtsin sellest motivatsiooni, aga ma teadsin, et see oht on nagu olemas. Siis mõtlesin, et keegi peab see esimene nagu olema, kes ka pekki keerab asja. No nii, vaata, mis asi see on siis? See on S5. Mari on kaamera taga, mul on siuke tunne, et ta on kogu aeg unistanud Coupe 5-st, sellest S5-st endale. Ta on ilus. Ta Raive on ilus. On. Nagu, see oli ka minu mõte. Aga see ei ole see ilus eksemplar. See on siuke ja vajab natukene helvist. Kus rattad on? Rattad on, leiame. Bemmi omad. Jaa. No see sõltubki, mis konditsioonis seda tahad, et see annab nagu selles mõttes mängida natuke sellega. Okei, aga see oligi see, et sa said vist väikse tünksu ka, sulle tehti ikkagi sealt USA-st tünge. Ja. See oli just kui nii-öelda reklaamitis avariilise autona. Tegelikult oli avariiline ja ka juba üle käidud. Ehk varastatud tükke. Jah, et siis kui ta meile kohale jõudis, siis me vaatasime, et see avariiline osa on nagu kõige väiksem meie muredest. Okei. Et no mootor oli tegelikult laiali, eks ju. Ma see ei tööta või? Laiali. Siiamaani. See on tükke puudu või? Kas just puudu? Karel tuli täna tutvuma. Kas ta tahab mingit 100. projekti endale võtta? Jah. Noh, vaatame, kui hull ta on, siis paneme siin, ma ei tea, kaamera kinni iluklipid ja siis pärast me teile kokku võtta. Hopes and dreams were broken. Ma tunnen sulle kaasa, et sa said ikka siukse tüssu. No tee see episood ära, sa pidid tegema ju sellest kõikidest teekonnast. Ma arvan, et rahvas oleks huvitatud kindlasti. Jah, siukse reaalsuse. Et mis sa teed, kui sa nagu tahad ka osta autot ja loodad, et sa saad hea diili, aga tegelikult sul läks nagu kõik valesti. Ma isegi taha siin palju ära rääkida kõik, mis ta rääkis valesti läks. See on päris hull, et ma ei tea, kuidas. See on nagu teistpidi lotovõit, bingoloto peavõit. Kuradi anti-võitna. Kui palju saab mitte võita? Niimoodi, et tee siis see video ära, räägi oma story ära. Viigi vaadake seda Elko või Karalit, siis pärast seda kuidagi see tuleb. See on päris hull. Karel on unistanud ka sealt GoPardist kaugelt maalt tellida neid autosid, aga mul ongi sama hirm kõik, mis sa nüüd rääkisid. See võib tõeks saada. Mis siis, et meil on tegelikult Enrico ja meil on see gäng seal, need tegelevad nende asjadega, et siit saab võib-olla midagi teha. See oleks hea. Äkki tellime koos midagi, et sa tellid ise ja ma ja siis äkki läheb paremini. Jaa, näiteks. No võt, kuule, lähme nüüd teisele peole. Sa tuled ka ju? Me saame õige varsti kokku. Jah, kuule, aga siis Tallinnas näeme ja hakkab piita jälle. Muidugi see, mida te nägite, oligi puhas gamble, aga kui teie ei taha olla nii kõva gamblija, siis on olemas Car Vertical. Ja Car Verticalis näeb siis auto väljavõtteid ja asju ja ma unistangi siin jälle tulevikku R8 vahi, kus on pandud väikse kolari. No, on kuhugi vaele jäänud.
eest ja tagant on katki. No tegelikult võiks üks ots katki olla, siis oleks nagu lihtsam remontida. Aga näed, tegemist on vist jälle ka USA versiooniga, siin on ju miilid ja kilomeetrid ja läbisõit on 39 000 või? No ei ole palju läbi sõitnud, aga see oli V8 ka mootori katte järgi või? On ja V8, tegelikult võiks olla V10 on ju. Kas see on manual? Joo, keetet manual, see on päris hea kuule. No võt, siuke lugulaul, et tasub ikkagi uurida siis enne autod ajalugu, kui te neid ostma hakkate, sellepärast, et kunagi ei tea, mis on nendega juhtunud. Kas nad on sattunud avariisse, on nad varastatud, on nad läbisõidu poolt manipuleeritud. Nii et kasutage kindlasti Vampiiria sooduskoodi, kõik lingid leiate alt ja äkki säästate ennast siis ühest peavalust. Nii et lähme nüüd siit edasi järgmise peale. Rääkisime siin selle koha omanikuga ära, et kolib siia elama. Kolib elama siia, jah? Ja. Me... paneme teda kappi siia elama. Teed siia. Olgu sul siis siin Müncheni baaris elu helge. Me tuleme sulle aasta pärast järgi. Tšau! Ja palume Pro-klassi auhingu üle andma Tanel Nõmm. Pro-klass, sina pead nüüd vaadanud üle näevad seda klassi. Ütle, kuidas on sinu silmis see klass arenenud? Kus on näema Pro-klass? Kas siit on üldse kuhugi edasi veel areneda? Edasi areneda on alati. Ütleme nii, et see, kus Pro-klass oli aasta või 2 tagasi, siis matud. Täna ma usun, et enamus selline top 5 seitsemist on valmis tegelikult riiklastele vaatama konkurentsi. Aga samas edasi. Omas koht, Frederik Svelko. Teine koht, siin Otsman Hääl. Ja sõbrad, paneme käed kokku. Esimene koht, Michael Reiljan. Lihtsalt ta kukub alla selle peale. Seisab meie aasta spotter Tanel Nõmm. Suur tänu sulle veel ka. Teile. Nii et rahvas, pannud käed kokku, nii ees oma piirad liiti. Noh, kes need kõik siin võõraste sulgedega ennast ehivad? Kõik mängisid selle karikaga seal, ime, et see üldse ühes tükis on. Et pidude laine siuke sai ikkagi auhindu üllatavalt palju, võib-olla poleks siukest tunnustust osanud oodatagi. Et siin on see WRC suur tahvel on ju ja siis järgmine päev Karel oligi juba Hollywoodis koos Michaeli ja kõigi asjadega on ju. Autodiiler sai siis ära tänatud selle eest, et olime Pro2 nii-öelda peasponsor, sai see võitja nii-öelda stipendiumi 1500 euro väärtuses. Michael Reiljan siis kõige suurem hüpe 2025 hooaja eriauhind.
Vampiiriaja driftim, kõige tugevam driftim 2025 aastal ja sellega tuligi tagasi meeskonna rändkarikas, kus on 2020 sees 21, vahepeal käis Kajo Racingus, siin olid vahepeal ka tühjad aastad ja nüüd ta on tagasi Vampiiriaja garaažis, vägev värk. Ja siis esimest korda või tegelikult midagi taolist on veel olnud, et Karelit on siis ära tunnustatud täname sind drifti tutvustamises ja populariseerimises eestlale laiemale publikule. Ehk see käib siis selle WRC ja ma ei tea, võib-olla siin ISOSpeedi ja muude tegemistega käsikäes, mida me oleme ikkagi üritanud teha, drifti tõesti populariseerida ja näidata, et see ei ole see rullnoklus, mis seal parklas on, ajakirjanikud kõik, võtke lahti drifti mõiste, et kui auto kaotab juhitavuse, see ei ole driftimine, vaid auto kaotab juhitavuse. Driftimine on ette antud rajal punktide läbimine ja auto libisemises hoidmine, külgees kontrollimine. See on driftimine. Teil on need valed pidi. Lihtsalt tuletan meelde. Aga vägev oli ja lõpetuseks siis hangoveri stiilis. Vaata, kus see sõber kõik need õhtud käis ja veetis. Isegi kõikidest käikudest ei tea meiegi, sellepärast neid Maikeli kujusid oli sellises suuruses 2, aga neid näolappe, neid võib siiamaani kuskilgi näha ja kes tahab, kirjutage Maikelile. Like nah, we not gonna fall today. Like yeah, I got the feeling we taking it all the way. I gotta get to the Hall of Fame. Work until everything fall in place. Like nah, we not gonna fall today. Like nah, we not gonna fall.